kas sa ootad Jeesuse tagasitulekut, küsis keegi usklik. Apostlite teod 1, salmid 1-0-11. Ja kui nad vaatasid üksisilmi taeva poole, kuidas ta ära läks, vaata, siis seisid nende juures 2 meest valgeis riideis ja need ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teid üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. Piibel otse ei räägi, et me peaks ootama Jeesuse tagasitulekut. Esiteks, Jumal on iga päev meie juures, seega ei ole me vaeslapsed ja teiseks võiks tuua Vana Testamendi loo Issanda päeva ootamisest, mis kinnitab, et paljudele on see kohtupäev. Meie ise ei tea hinnata, kas me oleme õiged Jumala ees, ainult Jumal teab seda. See maapealne aeg peaks kuluma meeleparanduseks ja meeleparandus ei ole see, et palusin palve ja kõik on korras. Minu arusaamise järgi on see terve elu kestev protsess. Arvatavasti on kiriku õpetus siin ka meeleparandust lihtsustanud selliseks, et kogudus hukkuks, et mine ja ära enam meenuta, mida sa oled teinud. Minu arust on see vale. Vastupidi, kui oma päästet peab taotlema kartuse ja värinaga, siis on selge, et see pole mingi kergemeelne 1 minuti palve. Aamose 5, salmid 18-24. Häda neile, kes igatsevad Jehova päeva. Milleks teile Jehova päev? See on pimedus, aga mitte valgus. See on nagu keegi põgeneb lõukoera eest, aga temale tuleb vastu karu, või nagu keegi tuleb kotta, näitab käega seinale, aga teda salvab madu. Eks ole Jehova päev pimedus, aga mitte valgus. See on sünge ja sel pole sära. Ma vihkan, ma põlgan teie pühi ja mulle ei meeldi lõhn teie pühalikel koosolekuil. Sest kuigi te toote mulle oma põletus ja rohvreid, ei ole mul hea meel ja ma ei vaatagi teie tänu ohvri numbeise peale. Saada ära mu eest oma laulude käära ja ma ei taha kuulda su naabrite mängu. Aga õigus voolagu nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi. Sefania 1, salmid 14-18. Ligidal on Issanda suur päev, see on ligidal ja ruttab väga. Issanda päeva hääl, seal kisendab kangelanegi kibedasti. See päev on vihapäev, häda ja ahastuse päev, õnnetuse ja hävingu päev, pime ja must päev, pilvine ja sünge päev, sarve ja sõjahüüu päev kindlustatud linnade ja kõrgede nurgatornide vastu. Ma viin inimesed ahastusse, et nad käivad nagu pimedad, sest nad on teinud pattu Issanda vastu. Nende verd valatakse nagu põrmu ja nende sisikondi laotatakse nagu sõnnikud. Isegi mitte nende hõbe ja kuld ei suuda neid päästa Issanda vihapäeval, tema püha viha tules hävib kogu maa, sest lõpu, jah, äkilise ehmatuse valmistab ta kõigile maa elanikele. Matteuse 4, salm 17. Sellest ajast alates Jeesus hakkas kuulutama ning ütlema, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Matteuse 9, salm 35. Ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga. Matteuse 16, salm 24. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. Matteuse 19, salmid 16-24. Ja vaata, üks mees astus tema juurde ja ütles temale, õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igavese elu. Aga Jeesus ütles talle, miks sa mult küsid, mis on hea? Üksainus on, kes on hea. Ent kui sa tahad minna elu sisse, siis pea käsud. Tema küsis temalt, missugused. Jeesus ütles, sa ei tohi tappa, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi varastada, sa ei tohi valet tunnistada, sa pead oma isa ja ema austama ja armasta oma ligimest nagu iseennast. Noormees ütles temale, seda kõike ma olen pidanud. Mis puudub mul veel? Jeesus ütles talle, kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas ja tule ning järgi mind. Kui noormees seda sõna kuulis, läks ta ära kurva meelega, sest tal oli palju vara. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti, ma ütlen teile, rikkal on raske pääseda taevariiki. Ja taas ma ütlen teile, hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma, kui rikkal pääseda Jumala riiki. Matteuse 26, salmid 63 ja 64. Aga Jeesus jäi vait. Ja ülempreester ütles temale, ma vannutan sind elava Jumala juures, et sa meile ütled, kas sina oled Kristus, Jumala poeg? Jeesus ütleb temale, jah, olen. Ometi ma ütlen teile, sellest ajast te näete inimese poega istuvat Jumala väe paremal pool ja tulevad taeva pilvede peal. Matteuse 28, salm 18.
ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles: minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Markuse 2, salm 5. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles ta halvatule: poeg, su patud antakse andeks. Markuse 2, salm 17. Ja kui Jeesus seda kuulis, ütles ta neile: ei terved vaja arsti, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Markuse 3, salm 11. Ja rüvedad vaimud, kui nad nägid Jeesust, langesid ta ette maha ja kisendasid: sina oled Jumala poeg. Markuse 5, salm 36. Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles koguduse koja ülemale: ära karda, usu vaid. Markuse 1.0, salmid 29-31. Jeesus ütles: tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes maja või vennad või õed või ema või isa või naise või põllud on maha jätnud minu ja armuõpetuse pärast, ega saaks 100-kordselt nüüd sellel ajal maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde keset tagakiusamisi ja tulevases maailma ajastus igavest elu. Aga paljud esimesed saavad viimasteks ja viimased esimesiks. Siin oli palju head Jumala sõna, mida saate lugeda Piiblist, see on tähtsaim teie elu jaoks. Võin kinnitada, et Jumal on. Kuidas ma seda oma näol kogesin? Kui ma hakkasin Piiblit lugema, aga tegin pattu edasi, mille kohta ma teadsin, et see on patt, paiskas Jumal mind haigevoodisse ja ma sain hea õppetunni. Ei, see polnud tavaline haigus, kuigi see oli gripp, vaid ma tundsin, et üks vikatiga ingel on valmis mind lööma. See tunne oli selge. Oma elu päästmiseks oli mul vaja kohe teha meeleparandust. Jumala arm oli suur, ta jättis mind elama, kuigi olin pattu teinud tema vastu. Palusin andeks ja sain võimaluse elada. Kui Jumal oleks mind surmanud, siis ma ei tea, kuhu mu hing oleks läinud. Praeguseks ma kahetsen kõike seda, mida tegin, sest see oli suur rumalus. Jumal näitas kohe, kes tema on ja mitte keegi, kes on temast kuulnud, ei saa tema armu ära kasutada, et pattu edasi teha. Ei, vaid Jumal on tulnud päästma kadunud, et me elaksime uues elus, parandaksime meelt ja teeksime, mis on õige ja kohus.